Et väga kõva sissejuhatus on olnud mulle, et mina olen siis Indrek Viska, igapäevaselt tegutsen siis personaaltreenerina MyFitnessis ja olen tegev siis MyBodys, kus tegeleme inimeste nõustamise ja toidulisandi eritoitude müügiga. Ja tänane siis põhiülesanne siin loengul on edasi anda siis informatsiooni, kuidas õigesti juua, kuidas õigesti süsivesikut tarbida, valke ja rasvasi ja mis vahekorras seda võiks teha. Siis proovime selle nüüd võtta selle lühikese perioodi jooksul võimalikult praktiliselt kokku. Nii. Et põhiasi, mida me peaksime jälgima kogu selle toidu osas on, et me peaksime jälgima just oma vee tarbimist. Et see on number 1 asi. Number 1 on vesi, siis vastupidavusspordis number 2 on süsivesikud, siis tulevad valgud ja siis tulevad rasvad. Et kõik selline vitamiinide ja mineraalide osa, et see tuleb koos sellega kaasa. Ja esimene asi, millele keskendume, on siis vesi. Et veel on lisaks sellele, et on jube mõnus jänu täita, tal on, me koostame põhimõtteliselt veest, sest veel on oluline roll sooritusvõimel. Ja sellepärast tuleb see tasakaalu kogu aeg säilitada. Ja mis on selle vastupidavuse spordi, eriti õues treenimise miinuspooleks on see, et me iginäärmete kaudu kogu aeg siis kõrgel pulsil seda vett ka väljutame, siis seda tuleks rohkem tagasi juua, kui välja liigub. Ehk siis vee tarbimine on meeletult tähtis. Siin on siis toodud slaidide mõned näited, mis siis juhtub, kui vett jääb meil siis väheks organismi, et see põhimõtteliselt võib siis lõppeda ka äärmuslikel juhtuda surmaga, aga vaadake, kui väike protsent, et 2–3% on juba sellised esimesed väsimusnähud tekivad. Et see 2–3% vee kadu, see ei olegi midagi erilist, see ongi, ütleme, seal 3 kilogrammi oleme vett juba kaotanud, siis juba on sooritusvõime langenud. Ja see on tüüpiline selline harrastajate puhul ka, et kus tarbitakse pigem seal mingit süsivesiku või mingit niisugust, ütleme jõudu andvat jooki ja jäetakse see vee tarbimine teisejärguliseks. Nii, siin on nüüd näha, mis siis juhtub ühel koormuse ajal ühel inimesel, et palju meil vett reaalselt siis tunnis välja liigub. Et kui me näeme siin, et kui meil on kõrge pulss, siis tegelikult uriini eritumist organismis ei toimu, et peaasjalikult liigub see vesi välja siis läbi higi ja liigub välja siis läbi hingamisteede. Et siis umbes, et see sõltub ka kliimast, et siin on kuumas kliimas lausa 3000 milliliitrit tunnis. Et see on jõhker kogus, mida ei olegi võimalik siis koheselt tagasi juua, sest maa limaskesta läbilaskevõime on seal circa 500 milliliitrit tunnis. Ehk siis sellega peab arvestama, et ei ole mõtet üle jooma ka hakata. Ja siis millal seda vett võiks tarbida? Et see on sellised võib-olla tavalised asjad, mida me siin oleme välja toonud, aga üldjuhul kiputakse selles suhtes eksima. Et just selle esimene punkt, et massaaži eelselt ja järgselt võiks vedelikku kindlasti tarbida. Et kui me läheme lihashooldusesse, siis seal toimub samamoodi selle lihases verevarustuse parandamine ja ainevahetuse parandamine ja selle käigus siis võiks sinna ka vett viia ja siis läheb selle lihase ainevahetus läheb tunduvalt paremaks. Siin kindlasti saun on koht, kus peaks vedelikku tarbima, mitte vedelikku, mis on alkoholiga rikastatud, et see viib omakorda vedelikku välja, siis see taastumine võib olla minna pikemaks. Ja siis, kui on lihtsalt haigus on tulnud peale, et siis on mõistlik doseerida maksimaalselt siis vedeliku osakaalu. Ja spordirahvas on tuntud ka kõva peorahvas, sest töövõime on suur ja siis käiakse ka pidudel ja siis järgmine päev ei jäeta trenni ära, et siis oleks mõistlik ka koos mineraalidega siis vedelikku kindlasti ka alkoholi järgselt tarbida. Ja kohvi on meie üks suur sõber vastupidavusspordis ja sinna juurde tuleks kindlasti ka vedeliku tarbida, sest kofiin viib ikka korralikult seda meil välja. Kuidas siis juua treeningu ajal? Et mõistlik on teha vee laadimist, kui tegemist võistlusega. Et läheme enne võistlusi, siis on mõistlik hakata juba eelnevalt jooma
ja jooma mitte tavalist vett, vaid mineraliseeritud vett, et seal sees oleks ka soolad, mis aitavad sellel vedelikul jääda organismi, sest muidu see vedelik liigub lihtsalt organismist välja. Ja enne niisugust starti võiks isegi teha niisuguse pooleliitrise laadimise, niimoodi, et selliselt, et ta ei hakkaks välja liikuma ja ta magu väga täis ka ei ajaks. Et siis te saate selle suure osakaalu, mis sealt vedelikust võistlusdistantsil nagu välja läheb, saate selle ära katta, et ei läheks nii asi käest ära. Ja see võiks olla lausa 500 milliliitrit nagu korraga, aga kindlasti peavad olema soolad sees, kui see soola sees ei ole, siis ta lihtsalt liigub välja nagunii ärevuse tõttu ja hakkab vedelik välja liikuma. Siis võiks teha enda süsivesiku lahuse võistluse ajaks ja seda tarbida mitte janutunde järgi, vaid tarbida lihtsalt ajalises plaanis, ehk siis 150 milliliitri kaupa. Selle mõte on see, et kuna maolimaskesta võime ongi piiratud, siis me saame kogu aeg seda vedelikku peale. Et ei ole mõtet oodata, millal hakkab pea valutama või millal võimsuse kadu tekib, vaid oluline on nagu järjepidevalt siis tarbida. Ja siis võib panna endal, kas siis panete endal kella peale mingi aja nagu laini, et nagu vaatate, mis kellaaja tagant võiks seda vedelikku siis juurde nagu lisada endale, eks joogi näol. Või siis, ütleme, kui on maastikusõiduga, siis ei saa vaata, teatud kohtades juua ei saa, nagu see on tehniline osa. Et siis tuleks lihtsalt juua vaadata, proovida kohe juua siis, kui tekib siuke mingi kas asfaldi või kruusade või siuke siledam lõik. Et kindlasti ei tasuks joomist ära ette. Kui keegi tahab vahepeal küsida midagi, ma panen üks monoloogi, sest meil on suhteliselt nagu piiratud, siis ta võib lihtsalt käe tõsta ja siis võib oma küsimus esitada, siis võime minna natukene nagu täpsemaks. Ja koormuse siis, kui koormus on läbitud, siis tuleks forsseeritud siis vedelikku tagasi juua, siin on 150% siis sellest üldkaost, et võite lihtsalt kas või nagu klassikalised kaalud enne võistlust ja siis pärast minna kaalu pealt läbi ja siis selle kaotatud osakaalu võib siis rahulikult nagu tagasi juua. Siis ma tõin välja, kuna juttu oli mineraalidest, siis mineraale on võib-olla keeruline ise siis sinna pudelisse hakata nagu panema nagu täpselt, siis võite vaadata endale niisuguse, ütleme, poest saadava siis joogi, mis sisaldaks siis soovitud mahus mineraale. Et siin on siis välja toodud selline detailne siis informatsioon ühest pudeliveest. Et niisugune klassikaline värska vesi on tegelikult ülimalt sobilik nagu selleks. Ja soovitaks kasutada gaseerimatut või siis lihtsalt välja loksutada see gaas. Et kui me räägime just võistlusspordist, kui sama juua, siis see gaas ei tee probleeme, aga lihtsalt võib muidu tekitada kõhus probleeme ja siis see ei lõpe väga hästi. Nii, süsivesikud, et see on nüüd põhitöövahend siis selleks, et üldse vastupidavussporti teha üle tunni aja, siis on meil mõistlik süsivesikut tarbida ka distantsi jooksul. Üks osa on see, et me peame eelnevalt sööma normaalselt ja teine osa on see, et mida me seal distantsil siis sööme. Siin on lihtsalt toodud välja protsentuaalne süsivesikute siis üldvajadus, see on siis kuni seal 60%, teatud juhtul isegi 80%. Kui me teeme mingit, ma ei tea, läheme sõidame kuskil Prantsusmaal, tahame neid mingid 7 etappi järjest läbi sõita, siis on see süsivesiku sisaldus natuke teine, kui lihtsalt teha siin aerobaigi sarja kaasaks. Et põhimõtteliselt süsivesik siis tema sissesöödava süsivesiku nagu põhiline roll on jõuda lihasglükogeeniks, mida me siis saame soorituse ajal kasutada. Et see on põhiline ülesanne, see liigub läbi siis insuliini tootmise meile lihastesse ja osaga maksa. Et seda me saame siis kasutada üliaktiivselt sporti tehes. Ja kui meil ületarbime seda, et see lõpmatud kogus ei ole, siis ta lihtsalt ladestub meile raskueks. Seda me saame siis iga päev peeglist ennast vaadata, et mis see ülesöödud süsivesikute kogus siis on olnud. Mitte ainult süsivesikud, ütleme, et kõik ülesöödud toit liigub siis rasvadena ladestatakse meil organismi. Nüüd lihtsalt toome välja, millised süsivesikud võiks siis üks vastupidavussportlane siis süüa. Siis on toodud välja siin üks selline mõiste nagu glükeemiline indeks. Et see maksab siis, kui meil on, ütleme, et meil organism on tühi, et meil ei ole eelnevalt midagi nagu söödud, et kõik toit, mida me sööme sinna süsivesikute lisaks, muudab samuti nende süsivesikute siis imendumist.
aga siin on välja toodud, mis on nagu mõistlik tarbida siis enne distantsi on põhimõtteliselt madala ja keskmise süsivesiku sisaldusega. Ja siis on sellised, mis on kõrged, need on siis, ütleme, et kui on pikem näiteks mingi ekstreemsari, siis võib isegi distantsil tarbida keeli asemel seda rahulikult või siis tarbida hiljem nagu taastumiseks. Et see võiks siis toimuda, mida lähemal on võistlus, seda väiksem osakaal on madala glükeemilise indeksiga siis toiduainetel. Ja seal on esindatud siis kõik meie, ütleme, et vastupidava spordis siis väga tuntud asjad, nagu ütleme, et siin on siis toodud välja, ütleme makaronid, mis on nagu siis pasta näol näiteks, on väga sobilik. Isegi kartul on ülisobilik nagu. Ja, palun. Pigem eelistaks seda pudruversiooni, sest sõltub, mis kell muidugi see hommikusöök on, et ütleme, eeldame, et ta on 7 või 8, siis igal juhul tuleks võtta madalaga, sest ta läheb organismist, ütleme, maagu jookseb tühjaks, siis ta jääb sinna meile seedekulglasse ja sealt hakkab ta vaikselt imenduma, kui me oleme stardis ja meil maal tekib võimalus sinna uut toitu siis sinna juurde lisada. Et siis pigem eelistada tõesti madala glükeemilise indeksiga toiduained. Ja ta võib olla täitsa kiudainet rikas, et see imendumine oleks siuke pikaaegne. Võib-olla vältida siukseid raskemaid valke, ehk siis väga rasvaseid toite enne starti ei soovita või üldse selle samal päeval ei soovita väga süüa. See võib tekitada isegi pismist teatud juhtudel, kui seda süüa. Et ma tean, et kasutatakse ekstreemspordis, kasutatakse seapekki näiteks või kasutatakse siukest suitsuvorsti, vaata, et see on siuke hea mõnus soolane suutäis, et seal peab nagu vaatama, et seal, kuidas organismile sobib see. Et üldjuhul ta tekitab sellist pigem nagu seedimatust ja sellist halba tunnet. Miks mitte, jah? Et kui ta on harjumuspärane, siis jumala eest võib süüa. Et kui me ei lähe nagu päris võitma või ütleme, et ta on lihtsalt nagu meelelahutus nagu roll, et siis ma arvan, et võiks nagu nautida ja pigem nagu mitte piirata endal seda nagu söömist, et süüa niimoodi normaalselt, sa tunned ennast hästi seal distantsil. Ja mingeid uusi asju ma ei soovita leiutada. Ehk siis nagu kui meil ütleme, ongi võistluspäeva hommik, siis kui jäätis ei ole võib-olla selline nagu kindla peale nagu lahendus, siis ma pigem nagu väldiks seda jäätist. Aga kui ta on niimoodi, et tead, et organismi nagu tunneb ennast hästi, siis võib täitsa rahulikult teha jäätise ja võib-olla mingi banaani asja juurde sinna võtta. Siin on nüüd siis süsivesiku tarbimine ööpäeva jooksult välja toodud, et palju seda võiks siis tarbida, see on siis ütleme inimene, kes teeb ikka korralikult trenni, see on tema tarbimine, see on 7-10 grammi kehakaalu kohta. Mitte kehalihase kohta, vaid kehakaalu kohta, et see on üpris palju. Et siin on nüüd välja toodud ka see, et 3-4 tundi enne koormust, siis 200-300 grammi võiks need süsivesikud olla, et siis te võite oma pudru välja arvutada, et palju see puder peaks siis olema, et see on päris suur koguseks. Et seda võiks siis jaotada vähemalt 2 toidukorda, et ütleme 150 grammi võiks üks süsivesik kogus olla siis hommiku söögis sees, täitsa rahulikult. Seda vähem peate seal distantsil hakkama sööma, siis te ei hakka rabistama ka, et kui te lähete starti, see on niimoodi, et juba kõht on tühjeks, et peaks juba midagi hakkama juba jälle sööma. Et siis me saame nagu rahulikult minna peale ja pigem minnagi peale niimoodi, et sul on nagu mõnus siuke tunne, et sul magu ei tohi olla kindlasti toitu täis, on nagu number 1 asi. Kui toit on täis, me anname sinna stressist anname toitu peale, siis ta lihtsalt loksub terve sõidu meiega kaasa ja meil ei ole ikka mingit kasu sellest. Ja 60 minti enne starti siis juba mitte tarbida tahkeid asju. Et ilmselgelt need jäävad nagu sinna nagu makku ja kui me lööme selle pulsi üles, siis võib hakata kas siis pisma heal juhul või lihtsalt võib okserefleksi tekkida. Ja siis me tahame nagu, ütleme, kuna see on organism seedib seda, ehk siis veri on ka seal maos meil, siis tekib siuke nagu üldine rammestus ja siuke väsimus ka, siis tekib tunne, et kuidagi nagu ei ole minekut, et äkki peaks midagi sööma, et kuidagi energiat ei ole. Tegelikult on just nii, et ei tohiks nagu seda toitu peale anda, kui teada, et oled vahetult söönud. Et see ei päästa enam meid. Et siis see võistlus on tehtud. Või kui on pikem distants, siis lahtub ära võib-olla ja kohe algusi panda mingi hullu litrit ka, et siis jõuab nagu järele. Nüüd on siis koormusaegsest joogist, et milline see jook võiks siis välja näha. See sõltub siis sellest, milline on siis meie
ütleme põhimõtteliselt, millised kraadid meil õues väljas on, et kui ikkagi väga soe on, siis ei ole mõistlik väga, ütleme, sellist kanget lahust teha, et siis on mõistlik ikka rohkem vedelikku tarbida, vähem süsivesikut tarbida selle vedeliku kohta, aga muidu ta võiks jääda sinna 3–6% lahuse kanti. Et ma ei tea, kuidas kellegil, kas keegi teeb niisugust süsivesiku lahust endale võistlustele kaasa? Kõik, no enamjaolt vist kõik, kes võistlevad, need seda ka teevad, et sellise arvutuskäigu võib enda jaoks nagu teha. Siis need keelide batoonide kohta nii palju, et Eestis on need, ütleme, aerobaigi keskmine võistlus on seal pikk distants on, ütleme, seal 2 ja natukene peale, et ega sinna väga palju midagi kaasa ei ole vaja võtta, et ma olen vahepeal selja peal näinud meestel seal 4 keeli ja midagi sellist, et tegelikult on nii, et kui me seal võib-olla 100 grammi neid keele nagu tarbime distantsi, sellest on nagu küll ja rohkem, kui me oleme ilusti nagu ära söönud. Lihtsalt see väga tihe seal söömine, see hingamisrütmi muudab ja see ei ole võib-olla, ta ei ole otseselt vajalik, see on nagu harjumuspäraselt, ei ole mõtet nagu sööma hakata. Tul on pigem proovida nagu selle joogiga nagu teha hea lahendus ja siis keele mitte nagu väga üle tarbida. Aga nälga ei tohi jääda, et siis peab lihtsalt tunnetama, kus maalt see nagu piir on. Sest inimeste siis süsivesiku omastamise või süsivesikute varude osakaal on ka erinev, et seal mida rohkem olete trenni teinud, seda rohkem on lihases ka süsivesikut, mille pealt siis seda sõitu teha. Ja koormusjärgne taastumine, et see nüüd on nagu kombeks meil seda alkoholivaba õlut juua, et see on päris hea komme, et võite nagu seda võtta ja siis sinna süsivesikuid rahulikult juurde nagu süüa ja taastumise periood võiks olla 4 tundi, et 4 tundi võiks anda ikka mõnusalt toitu peale, et mitte jätta seda toidukorda koju jõudmiseks, eks, et jõuame koju, siis läheme pesema ja siis hakkame sööma. Et mõistlik on need lihased kohe ära taastada, kui me kavatseme järgmine või ülejärgmine päev ka trenni minna, et muidu lihtsalt see taastumise periood läheb liiga pikaks. Ja siis sinna süsivesikute lahusesse võiks panna ka mingi portsu valku sisse, näiteks seal 30 grammi, et lihaskonnale ka anda siis uut hingamist. Siin ma tõin ühe sellise võistleva sportlase sellise ühe näite, siin on teiper. Olete teiperiga kursis? Et kes tahavad endal teha süsivesikute eellaadimist, siis on üks selline näide toodud, mismoodi organismi süsivesikutest tühjaks laadida ja kuidas neid siis forsseeritud tagasi laadida. Ja teiperi mõte on see, et me suudaksime organismi tuua siis süsivesikuid rohkem sisse, kui meil tavaolekus oleks võimelised. See on ainuke nagu eesmärk, eks me suudaksime siis kauem kesta ja seda oleks mõistlik siis teostada niimoodi, et mitte aerobaigi etapile nagu teha või mingi maastiku etapile, kui on lihtsalt mitu võistlust järjest, ma tean, et osad käivad niimoodi, et laupäeval on võistlus ja pühapäeval on võistlus, et siis võiks täitsa nagu rahulikult teha ja teha nendele võistlustele, millele minnakse nagu tulemust tegema, et ütleme päris nagu harrastusspordis nagu hakata, võib ka vigurdada, aga lihtsalt sellel ei ole selles mõttes mõtet, et ega see enestunne mingi suurepärane ei ole, kui seda nagu tühjaks laadida. Aga see lõpptulemus võib olla päris muljetavalt hea ja mõnedel juhtudel ka võib olla, kui seal natukene nagu valesti teha, siis võib, ta ei pruugi nii hästi nagu õnnestuda. Sellepärast ma soovitan endale teha nagu täiesti nagu plaani moodi strukturoonne jaotus, kuidas neid asju endale tööplaani sisse panna ja teha märkmeid, et kuidas see lõpuks nagu välja tuli, et sellest oleks nagu rohkem siis kasu. Räägime natukene ka rasvadest, et rasvadel on küll erinevaid rolle siin, vastupidavas spordis need sellised suured sõbrad meil ei ole, et need otseselt meil on neid küll vaja, aga et võistlussituatsioonis me neid väga ei kasuta. Siin on lihtsalt üldtoitumises, kuidas seda rasvasi võiks siis välja tuua, et oluline need võib-olla 3 esimest osa, siin on hästi taine informatsioon küll, aga peaasjalikult võiks olla need taimsed ja siis kalasaadustest olevad rasvhapped. Et ei ole mõtet väga loomseid rasvasi meil sisse süüa ja põhiosakaal on siis monokülastamata rasvhappetel võiks siis olla ja omega 3 on nagu selline põhiline rasvhappe, mida meil oleks siis vaja tarbida. Ma ei tea, palju teist kala sööb, kes kõik söövad. Umbes 3 korda nädalas võiks kala süüa, et siis selle omega 3-ga mingit muret ei teki. Ma tõin lihtsalt välja siit siuksed tüüpilised maiustused või mitte maiustused, siin osa on siuksed väga maiustused ei ole, et mis toite võiks isegi vältida.
et no ütleme, siuksed singid võiks olla väljas, siis majonees võib-olla on selline, ja siuksed paneeritud asjad, et kui me väljas sööme, siis võiks lihtsalt ära lõigata selle riivsaia osa, süüa nagu sisu poole. Et see on siuke toidud, mida võiks kindlasti enne võistlusi nagu vältida. No šokolaad on nii, et šokolaadiga nii ja naa, et sõltub, mis šokolaad on, aga kui ta on väga rasvarikas, siis on jällegi, ta jääb nagu seedekulglasse kinni. Siin on siis, kuidas see nagu rasvade jaotus on, kuidas see toidus nagu seda jaotust teha. Et siin on väga lihtsalt nagu välja toodud, ütleme see loomset poole pealt on siis see kalarasv meile positiivne tegelane ja siis kõik taimsed rasvad, et need võiks olla meil menüüs sees. Siin on nüüd rasvade siis kasutamine energiaks, et päris nii me ei pääse, et me rasvades energiaks ei kasuta, et see kõik trenn, ütleme, mida te teete, üldjuhul teete siis aeroobses läves ja seal on rasvade kasutamine üpris aktiivne. Et kui meil on selle laktaadi tootmine alla 4 millimooli, eks see ongi siuke mõnus siuke aeroobne nagu töö, siis seal on keharasvad päris tublid ainevahetuse osalised ja igal juhul oleks mõistlik siis seda potentsiaali ära kasutada, ehk siis mitte väga palju seal trennis mingit keel endale sisse siis süüa. Et ma ei tea, paljudes trennis ka nagu lisaainet kasutab. On väga mõistlik seltskond on sattunud siia, nii et treeningul pigem nagu proovida siis hakkama saada keharasvadega, see võimaldab ka meil keharasvasi vähendada ja selle võrra olla kergemad ja võimekamad. Et nagu meil intensiivsus nagu tõuseb, siis lakkab nagu täielikult nagu nii keharasvade kasutamine energiaks, et võistlustel põhimõtteliselt läbi, ütleme, selle võistlussoorituse me keharasvasi energiaks ei kasuta, aga läbi ainevahetuse me kindlasti neid kasutame päeva jooksul. Ja mida rohkem me trenni teeme, seda rohkem me keharasvasi energiaks kasutame ka, isegi olenemata sellest, kas me toitumist muudame või ei muuda. Et põhimõtteliselt, kui me tõstame lihtsalt aeroobse treeningu hulka, siis keha on nõus olema ka madalama rasvaprotsendiga, et ilma toitumist muutmata. Seda on arvatavasti inimesed ka kogenud. Nüüd on siin ülihea tabel, see on ühest õpikust pildistatud, et kuidas siin on nagu koormus, siis paremal pool on siis energia tootmine, et millises energias, millised energiaallikad on siis kasutusel. Et kõik, mis on spordiga seotud, on siis kreatiin, fosfaat, eks ATF, siis on süsivesikud, on siis kiiretel koormustel, pikkadel koormustel, siis peaasjalikult on siis rasvad. See on antud juhul siis, kui on tegemist ka madala pulsiga, eks. Et see pulss on kindlasti oluline määratleja. Nüüd on valkude osa, et valkude osa on vastupidavspordis võib-olla selline taastava rolliga ja siis koormusaegselt võib-olla on siis läbi nende aminohapete on see valkud on nagu oluline osa. Et valke võiks siis peaasjalikult tarbida siis enne koormust juba endale ära ja peal koormust siis vahetult võttes, kui on see avatud aken, umbes 20 minutit, võiks tarbida siis valke. Ja nende osakaal ei pea olema mingi metsik, nagu siin osad kirjeldavad, et see piisab praktiliselt seal, kui me sööme kilogrammi kohta valke päevas, siis me saame rahulikult nagu lihased ära taastada, et ei pea nii suures hulgas neid ära sööma. Ja energeetiline väärtus on neil sama kui süsivesikutel, et seal energeetilist vahet ei ole, eks ole, kus me selle energia saame, et seda valke ei saa kuidagi eelistada nagu energeetiliselt, süsivesikutel on natukene teine roll. Valgud on põhimõtteliselt kogu meie lihaskond on nende peal siis üles ehitatud. Ja valkude allikas vastupidiselt siis ütleme nende rasvade siis allikate osa pealt on see, et need võiks olla loomse päritoluga, just nende aminohappede sisalduse tõttu. Et kuna me suudame pooliaminohapped ise sünteesida, organism suudab sünteesida osasi, pooliaminohapped siis organism ei suuda ise sünteesida, neid peab saama toidust. Ja need on peaasjalikult siis olemas loomsetes saadustes. Et see ei pea olema liha, see võib olla ka vabalt muna ja siis piimasaadused. Et need on nagu mõistlikud otsused, mis võiks valkude siis söömisel teha ja hea oleks siis kombineerida. Et see näiteks ongi kartul kombineeritud munaga, näiteks see on ülihea kombinatsioon. Et seal on väga head nagu sellised süsivesikud sees ja munas on ülimalt, muna on nagu valkude siis isa põhimõtteliselt. Siis valkude tarbimine siis konkreetses vastupidavusspordis, et siin on toodud välja siis nende, ütleme, et üks siis valgu osake koosneb siis 23 erinevast aminohappest, millest siis
on siis BCA-d, need on siis asendamatud aminohapete hulka kuulub, need aitavad siis lihastruktuure ebakoormusaegselt üles ehitada, see on siis, ütleme, kui me vastupidavalt spordis üldse valke tarbime, siis võiks tarbida neid läbi siis juba lõhustatud osakaaluga, ehk siis kasutada BCA-si ja seda siis koormusaegselt. Ja siis teha sinna süsivesiku lahusesse see endal see BCA panna lihtsalt lisaks. See tõstab lihase sooritusvõimet, eks lihas ei kustu ära. Ja enne koormust võiks niisugust teada-tuntud toimeenet kasutada nagu arginiin, mis siis parandab verevarustust ja lihase töövõimet. Et seda võib kasutada. Ja peal koormust siis tuleks koheselt tarbida siis mingi valgu ja süsivesiku segu või siis ütleme, et kui me ei soovi nagu segune seda tarbida, siis teha endale kaasa näiteks mingi banaani ja kohupiima mingi selline miks, mida siis koheselt ära tarbida. Nüüd ma natukene räägin sellest, et miks seda üldse toitumist peaks üks rattasportlane jälgima. Siin on mõningad näited toodud. Et siin on, ma ei tea, paljudest keegi vattide järgi sõidab. No nii, üks mees sõidab seal vattide järgi, eks. Et siin on nüüd ülevalt jooksevad vatid ja siit vasakult jooksevad siis kilogrammid, kehakaalu kilogrammid ja siis on koefitsient väärtus, siin vaata 3 on tehtud siis selleks boldi meile pandud. Ehk siis on näha, et kui 50 kilogrammine vend sõidab 150 vatiga, siis tal on nagu sama kiirus kui näiteks siin 90 kilogrammise vennal, kes peab sõitma 270 vatti. Et see on see põhjus, miks me peaksime üldse loobuma siis nii ülemäärasest lihasest kui ka siis raskkoest. Et ei ole mõtet kaasa tassida nagu raskkudet, ei ole mõtet see ratast kergeks ajada, kui meil on kõhu peal 15 kilogrammi nagu ülekaalu, eks. Põhimõtteliselt. Võib muidugi ajada, et siis saab sealt ratta pealt ka, aga ratta pealt väga palju nagu alla ei saa, et kõhu pealt on natukene lihtsam saada alla. Ja nüüd on toodud siin Bradley Wigginsi näitel, et kuidas ütleme, et see kehakaal nagu mõjutab teda. Et siin on näha, milline ta kehakaal oli siis, kui ta Tour de France sõitis ja milline ta siis, kui ta trekil võitis. Et siin 83 ja 69, 14 kilogrammi on see vahe, et tal ei olnud ka väga see raskoe vahe, eks ole, tal oli see lihaskoe vahe, et isegi sellel juhul nagu tasub, kui meil on pikemad sellised teistmoodi distantsid, et me ei sõida 4 kilomeetrit seal, et me sõidamegi nagu pikemaid, siis mõistlik olla igal juhul kergem. Et siin on näha, milline on tema siis, meeletu keskmine siis vattide osakaal selle kaalu juures. Siin tõin noore Tanel Kangerti siia ja siis tõin tavalise harrastusratturi, see olen mina, see 92 kilogrammi. Et see on nagu, ütleme, et siin on toodud selle siis kilogramm vattide kohta, et milline on siis see potentsiaal siis põhimõtteliselt, kui ma suudaks samasi vatte siis säilitada ja olla 60 kilogrammine, siis on võimalus hakata profileiba, eks ole, teenima. Aga see allavõtmine on nagu teine küsimus, et kas selle vatte suudad nagu siis säilitada või mitte. Et see on üks põhjus, miks võiks kindlasti kaaluda siis kehakaal allavõtmist. Ja praegu on kõige magusam aeg selleks, sellepärast, et võistlusaeg on läbi ja siis saaks enne kevadlaagrit saaks üleliigse maha, et võistlusperioodil ma kindlasti ei soovita defitsiidis olla, ehk siis miinusklaasi pealt see ei anna meile hiljem mingi väga positiivset tulemust. Et selleks oleks mõistlik teha endale selline üldine energiaplaan, ehk siis tuleks vaadata, mis on baasaine vahetus, fikseerida enda üldine energiakulutus, panna need kogu selle pildi endal kokku, arvutada välja kaloraaž ja siis teha selle järgi endale siis toitumise menüü, ehk siis kui me ei visualiseeri oma tegevusi, eks me jätkame nagu rändama söömist, siis üldjuhul ka mitte midagi organismis ei toimu, ehk siis kõigepealt tuleks ära kaardistada endal üldtoitumine. Siin on lihtsalt, ütleme, abiks teile, mida te saate kasutada, ütleme, enda energeetilise kulutuse siis vaatamiseks ilma, et teil oleks mingid nutiseadmed, millega seda siis, ütleme, et oma kompuutrite või asjadega nagu fikseerida, et kui me lihtsalt sõitmas käime. Siis on kaalu langetamine, mismoodi see tsükkel võiks välja näha, et mina alustaks 1. novembril juba seda ja võtaks mitte üle 500 grammi siis nädalas seda kaalu alla. Siis on lootust, et me võtame selle raskoe arvelt ja proovida võtta siis, ütleme, põhimõtteliselt mitte väga suurel hulgal siis perioodiliselt, ehk siis tükeldada ära, näiteks 3 kuud võtta alla, siis proovida nagu olla nagu stabiilne, siis võtta uuesti alla. Ja just järgida läbi kaalugraafikut, see ei läheks kiiremaks, et kiire kaalukaotus ei tähenda seda,
me küll kaalu võtsime alla, aga lihtsalt see võis ka liikuda vedeliku ja lihase arvelt, et see ei ole meile nagu atraktiivne tegevus. Et siin on siis näide siis, et milline võiks olla talvine kaal, või soovitav on mitte talvist kaalu muidugi püüda, aga näiteks kui on talvine kaal selline ja siis võistluskaal on soovitud 5,85 peale, siis ongi 5 kuu periood on see, et kui teha seda normaalses tempos. Et siin on 1. detsember peab olema siis start, siis kui me tahame olla maiks vormis. Enamus lähevad laagrisse juba aprillis või märtsi lõpus, siis mõistlik oleks enne laagrit see kaal nagu ära võtta, et siis saab selle mahu juures normaalselt nagu tööd teha. Siin on siis näide, et isest selleks, et näiteks siin on tegemist siis eraldi stardiga, et ei pea olema, ütleme, et see kaalujutt vaata ei maksa nagu mingid juhtude eriti, et siin on vaata 3 erineva tüübi nagu näide, et kuidas nagu inimesel sobib, et see on nagu see järgmine mõte, et ei ole mõtet matkida kedagi, vaid proovida nagu vaadata, mis su enda nagu kehale sobib ja mis selle võimsuse kokku käib, et kui keha väga võimsus läheb alla, siin on mõtet lihtsalt kaalu pärast nagu alla võtta, et siin on Vigins on praktiliselt tüke ainult nagu luunahk ja siis on, Kantselaara on niisugune tugevam ja Toni Martin on nagu, vaata, et kõige selline jämedam poiss siin. Ja sellega lõpetamegi selle toitumise nagu etapi. Et nüüd ei ole muud, kui lähete teete endal kaalugraafiku, võtate selle laagriks või siis kevadiseks etapiks võtate endal kaalu alla ja siis, kui te taha tagatulesi näha, siis hakake tegutsema. Nii et, ja aitäh, et kuulasite!